Yo, what's up? We back, baby! Nii. Nii, hakkab pihta jälle. Sama jama. Eestis fucking talv. Ilm on sitt. Aga tuju on hea. No nii. Läheme Bemmi piirajasse. Üks päev ma selle mootori kotti lasen. Hello! Siuke patt on ka mul siin. Reisisell. Reisisell, selle vennaga lähme tripime. Nii, no nii. Suhke möll hakkas kohe pihta. Davai, let's go! Налево, направо и эдбак. Nii jaa, et diivanilauda on vaja diivani ja seina vahele. Siukest mingit lahedat, siukest puidust, siukest vidinatega, siukest, kuhu saab panna kohvikruusi, siukest, kuhu saab telefoni laadima panna. Nii et noh, kõik on olemas. Ja puit on mul olemas, nüüd mul on vaja kruve ja mis mul veel on vaja, mingit nurki, mingit peitsi, mingit vaha, mingit õli. Selline see elu siin kord on. Fucking eile sadas lund, mida perset. Aga davai, näeme hiljem. Saan karu ju. Ma üritan nüüd mingeid erinevaid vahasid ja õlisid valida, kust ma tean, milline sobib. Olen väike või olen vanur. Ei tea. No nii, jõudsin ehitusplatsile. Sain oma vahad ja mingid mällud kätte. Võtsin puidu just pakendist välja. See on mingi saare liimpuit selline. Sellest tõmbaks siia 2 lauda. Siukest 3 näidist. Must, valge ja läbipaistev. Abimees Rex ütleb sulle täpselt, mis on õige ja mis on vale. Ja mölla. Paneme litake laada. No davai, mine. Tal peab jooksu peale viskama, ega tal on silma nägemine 30 centimeetrit näeb enda ette. Ja ongi kõik. Ja siis tuleb kurdab, et pallid on kõik kadunud. Paneme siis vaatame. Vaata ei tea ka palju panna. No see on kindel, et valget ei tee. Ma võtan selle joju kaasa, siis pärast vaatame. See on siis väiksem laud. Need on lauajalad küljele. Ja siis sinna. See on siis niimoodi küljel paremal ja sinna tuleb siis selline juhtmema palad ja need asjad on ka nii haiged. Mõtled, et tõmbaks siia, paneme siia 10 senti peale. Ei, paneme ikka kuskile siia 20 senti peale. Ei, paneme ikka 21. Keeruline. Ja ma otsustasin, et ma panen ta lihtsalt pohkult siia kuskile enam-vähem.
saime esimese selle väiksema tehtud enam-vähem. Siin on. Ma räägin, ei midagi keerulist. See läheb siis diivani äärde. Et üks samasugune on veel. Siia läheb see laadija. Ma arvan, väga norm, saad sinna mingi kohvi kruuse panna ja mida iganes veel on. Päev 2 ma käisin poes, ostsin paha. Ehk siis me teeme selle läbipaistvaga. Sest et ma algul mõtlesime, et mingi tumedaga, mustaga on, aga see jäi rohkem nagu siuke pruun ja see läbipaistev jäi päris kihvt. Paneb sinna need mustad elemendid, need stepslid ja siit. Sealt on näha nagu milline ta hakkab välja nägema, tegin mingid testiaugud. Sain eile Intsu käest puurid, augupuurid, täpselt sobivad. Noh, läks läbi. Tegelikult oleks võinud väljas seda teha, nüüd on Ahtool on ikka raast ka ja puru täis. Ma pärast põhin ära. Näitan teile, kuidas me seda seest tegime ka siis. Tõmbasime 2 nurka, ühe siit kinni, teise siit kinni. Siit panime veits rohkem, aga enam-vähem ei sirge. No nii, enamus need nurgad sain maha lihvitud, päris sile on siin. Ta täiuslik ei ole, aga 100-st ma arvan, ta on kuskil suke 91. Ja nüüd teen selle 240-sega. Teeme ka siis need nurgad natukene üle, et ta päris terav ei jääks. Lõputurbo. Kõrv, ma ei tea, ma vist kogu aeg unustan filmida. Ägastes ma panin siia selle vaha peale. Kuidas ta soovib teiste asjadega. Aga näed, ma panen siia kõrvale. Aga nüüd ma set upin selle asja siin, et hakata seda suuremat teha. Seda suuremat teha. See suurem on nagu natuke tummisem, natuke keerulisem võib-olla. Aga võib-olla just ei ole. Eks näis. Very nice. See pool on kinni. Panen siia viimased kruvid. Siia keskele panime ka. Ta tõmbab selle enam-vähem sirgu, aga ta on ikkagi natuke lainetab see laud siin. Ehk siis natuke siit-sealt on. Aga nagu ma alati olen öelnud, ta ei peagi ideaalne olema. Ta peab toimima. Noh, siuke nurk sai. Jumal enam-vähem. Siuke litakas ta siin on. Ma keeran ta nüüd õiget pidi ja siis lihvime need nurgad ära. Siin on mõned kohad ulatuvad natuke välja. No vaata. Väike vahe on sees. Ma kogu aeg ütlen, et ta ei pea ideaalne olema. Aga kui saab lihtsasti midagi ära teha, siis proovime. Noh, see ei peaks midagi keerulist olema. On siit ka. Noh, tule vaata nüüd. Täitsa teine asi. Siis need nurk on natuke üle. Seal lihvime kõik paika.
sellega on nüüd nii, et vaha läheb peale ja siis kurat, sõrmed said ikka vahaseks. 24 tundi on paki peal kirjas. Homme tulen tagasi siia ja vaatan, mis seis on, et kas panen ühe õrna kihi veel äkki ja siis on veel 24 tundi kuivamist. Jõu, tagasi garaažis. Back in the garage. Panin just teise kihi vaha peale. Mõtlesin, et äkki viin need täna linna, aga ei. Siin mõtlesime, panime pead kokku, et pigem paneme teise kihiga peale igaks juhuks. Et kui ma ta sinna ära paigutan, siis ma seda teist kihti seal panema ju ei hakka. Et fuck it, ehk siis nüüd nad veel jahtuvad siin ja homme hommikul tulen neile järgi. Vaatame need iludused üle. No. Pärast ise mõtlesin, ma oleks võinud võib-olla seda suuremat pealt poolt natuke rohkem liivapaberiga lasta. Aga tegelikult, kui ma nüüd katsun, siis ta on, või noh, ikka on tunda, teist ma lasin rohkem, et on natuke siledam. Aga samas ei ole nagu hullu ka, et ta on ju mõeldud selleks, et ma panen sinna asju, mitte et ma hakkan seda õõruma kuskil. Aga mul on võtsin mingi lapi ka, mis spetsiaalselt pärast vahatamist. Öeldakse, et tõmba sellega üle. See tõmbab ilusaks. Äkki see teeb ka natuke siledamaks seda asja. Väike laks kohvi. Kuda ta siia sobima hakkab. Jumala normaalne, et tõmban isokaga need. Võib-olla ei tõmba ka isokaga, võib-olla panen selle termokahanemaga. Ma arvan, et see termokahanev on isegi parem mõte. Nüüd on mingi 100 steppi veel. Ainult. Step 2. Joo kohvi. Väike pauk peab kogu aeg sees olema. Hell yeah, baby! Siin otstes millegi pärast ei ole vahet, mis juhe, mis juhtmega läheb. See on siis sellest kõredi, on see trafo või? Võiks ju olla mingit trafo. Et output ei ole vahet, aga input on vahe. Et kui sealt laadija moodulist tuleb punane juhe või pruun või mis iganes ta on, siis paneme need juhtmed omavahel kokku. Punane punasega, must mustaga. Niimoodi. Nad on siin omavahel kudrutavad selle tinaplönni juures. Jah. Väga hästi. Toome teid siia. Näha ka midagi või? No, siin on see plönn. Juhtmed omavahel koos. Ehk siis tinaplönn seal keskel sulas ära ja ühendas need juhtmed nüüd kokku loodetavasti. Mõlemad tehtud, kinni kuumutatud. See ongi, et ma panin siia selle termokahaneva värgi juba ära. Ma natuke ootan, kuni ta maha jahtub. Siis ma tõmban siit poolt selle sinna peale. Kuumutan sellega kinni. Ja siis on järgmine step. Next step. Ma veel väike laks kohvi ka. Külm kohvi. Ja. Näed, ja see on siuke litakas selle lühenduskohal. Pistik. Olemas.
trafo teises otsas olemas ja siis ongi viimane samm on siis moodul ära ühendada ja siin on oluline, et õige juhe läheb õigesse juhtmesse. Ehk siis must musta, punane punasesse, sest see on trafosse input. Seal nad tahavad, et asi oleks organiseeritud. Output on kõigil suht pohhui. Ja. Näe, mis ma ennem rääkisin, et see kogu kupatus läks mul 40 jauki on ja poest oleks 80 olnud, aga see on siuke, et selle lased siit välja ja siin sees on siis USB ja ka USB-C auk, on ja. Et see on päris full, et saab igast asju siin laadida. Ma nüüd ühendasin selle trafo selle mooduliga ka ära täpselt samamoodi on ja. Ja ma unustasin selle kuradi termokahaneva sinna ümber väänata. Ja enam seda panna ei saa. Okei. Kuradi. Nii asja. Teeme ta siit lahti. Telefon. Ja nüüd. Vaatame. No. Ühendame selle juhtme siia ära. Hakkas laadima. Oba, olemas. Vaatame, mis ta ütleb mulle. Laeb. Väga õige. I done it. I done it, baby! Yes. Kohvi on nii külm, et kurk jääb haigeks. Noh, mis sul on? Jälle sa pargid oma palli. Kuidas? Sa ise ju paned selle siia. See vise nagu ei õnnestunud, aga it is what it is. Sinna taha ta siis läheb siia. Kiirelt tolmukaga ka ära. Siis on see asi tehtud. Mul on vaja see liistu osa välja lõigata. Vaata, kus sain sobimada. Praegu vaatan, võib-olla oleks pidanud natuke lühema tegema, aga võib-olla on veits pohhui ka. Pistikud ka siia.